Otepää motoklubi on tegutsenud juba 29 aastat, mis teeb sellest ühe vanima motoklubi terves Eestis. Tegelikult mootorrattaga sõitsime ammu Vene mootorratastega 30 aastat tagasi. Ja siis sattusime Soome motoklubiga kokku, kes andis idee, et tehke klubi ja tehke siin Otepääl mingi motokokkutulek. Ja tänu nendele saigi see algus tehtud. Kelle see motohuvi on, need kohe liitusid. Alguses Eestis neid motoklubisid ei olnudki, meie klubi oli üks esimesi. Meile liitusid ka Tartu inimesed ja hiljem nad muidugi tegid oma klubid. Aga alguses oli meil päris suures piirkonnas üle Eesti oli nagu meie klubi liikmed. Motoklubi on meil väga laiahaardeline. Motoklubis tegeldakse tuuring, ratastega sõitmisega, motomatkamisega. Siis on meil olemas ka veel motokrossi tiim, kus sõidetakse päris kõrgel, Eesti mõistes kõrgel tasemel motokrossi, loomulikult ka harrastustasemel motokrossi ja kolmas osa on siis triali osa. See on selline hobi, mis annab inimesele vabaduse. Eestlased on kogu aeg armastanud motorratastega sõita. Motosport on Eestis väga pikaajaliste traditsioonidega. Ja siin piirkonnas on Otepää motoklubi peaaegu ainukene, kes seda kultuuri aitab edasi viia. Nüüd on meil oma kodu, oma koht, kus koos käia, hakata, siin on suured plaanid, et lastele liikluslinnak teha ja selline huviringe korraldada lastele, oma klubi liikmete kooskäimist, oma rataste remonti koht. Et see on meie klubi jaoks väga tähtis. Iga nädala lõpp ma tulen siia, mul silmad lähevad särama, kui ma näen, kuidas lapsed hakkavad uksest sisse marssima ja ütlevad, tšau Mart, paneme motikad käima. See on see, mida ma olen võib-olla kõik 30 aastat ennast ette valmistanud ja oodanud. Et see ongi osa elust. Motoklubindus on kui elustiil, mida ise harrastada ja lastelegi nakatada. Mürinal läbi elu.